mul õnnestus enda kätte saada üks kaamera, mida praegult veel müügil ei ole, aga lihtsalt on prototüüp. Ja täna ma nagu tahaks üht asja proovida, kuna mul endal on olemas koer, mis on täiesti musta värvi ja temal on nagu see mure, et ükskõik millise kaameraga ma teda pildistan, see must karv tagab selle, et ma ei saa teda fookusesse hästi. Ilusa päiksevaste ilmaga, lumega on võimalik saada pilti ilusasti, aga siukse nii-öelda halva ilmaga, nagu meil praegult on, väga raske. Trikid, mida ma olen vahel proovinud, nagu, et kuidas koera fookusesse saada, on tegelikult väga lihtsad. On sellised asjad nagu paned talle kaela rihma, mingisuguse vesti, nagu mul kollane vest on praegu seljas, et ma ise ka teda paremini metsas näeksin. Ja vaatangi nii-öelda, kuidas ma sellega ilusasti tumeda koera nagu fookusesse uue kaameraga saan. Et see, ma arvan, et see ei ole väga lihtne. Mul koerad jooksevad siin ringi. Võib-olla selja tagant on ka näha, kus nad jooksevad. Ma üritangi neid nii-öelda kätte saada siis nii-öelda kõige kiiremas režiimis ja kuna mets on pime, siis ma proovin nagu 6400 isoga, avaan mul 3.2, natukene panin kinni ja vaatan, kuidas ma nagu kätte saan ka. Nali! Nii, tule võtame sult nüüd kollase vesti ära. Jah, siis on veidike raskem siin pildistada. Nii, mine. Nüüd koer kaob ära. Nüüd on täiesti must, täiesti üks sükene korralik plärakas nii-öelda pilli peal. Ja vaatame, kuidas siin saab. Nii, nali. Nii, esimene sükene tehtud. Ütleme, et päris hea arvestades sellist tänast ilma, et küll läheb küll fookus mööda, aga pole nagu kaamera viga, vaid on koera viga. On nii, koer on süüdi, koer on süüdi ja on koer süüdi. Nii, mine. Jookse. Mine. Aga kui koer koha peal seisab, siis tegelikult võtab isegi kaamera väga hästi selle fookuse kätte, et ega see, kui ta liigub, on nagu raske pildistada, aga isegi tegelikult, kui ta vahel seisab koha peal, ei saa kaamera aru sellest nagu mustast nagu naha või karvatoonist. Et see on selline lihtsalt nagu üks sükene must koht nagu. Et ma ütlen, et see on nagu üks raskemaid asju, mida tegelikult pildistada. Kui mu koer oleks vähegi nagu teist värvi või oleks tal mingisugune karvatoon vähe teine nii-öelda sees, siis nii-öelda nagu kirjukoer, siis oleks tal oluliselt lihtsam pildistada. Kas või oleks tal nii-öelda ma ei tea, nina roosagi oleks juba oluliselt lihtsam, aga kuna nina on ka must, siis nagu ega teda väga lihtne pildistada ei ole. Ma olen nagu aastaid kasutanud nagu 1DX Mark 2 ja nüüd 3-ga nagu võrreldes, siis ta fokuseerib nagu 2 korda paremini. Ta küll nii-öelda selle musta koera puhul laseb seda fookus küll veidikene mööda, kuid see on 2 korda parem. Ja mul ei ole olnud teistsüklist kaamerat, mis üleüldse seda musta koera suudakski fokusseerida. Et selles suhtes, et kui nüüd võrrelda näiteks mingisuguste muude kaameratega, näiteks ütleme nagu, millega ma filmin praegult EOS R-iga, siis ega see EOS R ka nii-öelda imerelv ei ole selles suhtes, et seda koera nagu fookus saada. Et alati on nagu sellised 2 lihtsat trikki, mida nii-öelda nagu koera fotograafid nagu kasutavad, on kas see, et pannakse kuhugile punkt fookusesse ära, lastakse koeral joostada ja täpselt selle punkti peal pilt, kus see koer on, või siis teine variant on õnneks on koertega tegemist sellistega, mis on nii-öelda sellised kirjud, kus saab hästi fokusseerida, et on kaameral kuskilt võtta kontrasti või mingisugust nii-öelda mingi element, millest nii-öelda fookus kinni hakata. Et kui võrrelda nagu inimeste pildistamiseks, kes tavaliselt inimestel näiteks spordiski, on number suur ees, seda on nii lihtne võtta fookus ilusti, et valge peal must, väga lihtne fokusseerida. Aga kui on lihtsalt üks suur must koer, nagu mul on, väga raske, et selles suhtes, et lihtne endale pildistada näiteks päevasel ajal rannas, kui nad jooksevad ringi, pole probleemi, et on liiv, mis on hele tavaliselt ja must koer, et selles kaamera näeb nagu ära selle, kuhu ta fokusseerima peab. Aga praegusel hetkel on üsnagi tume, see maastik on ka nagu sellist tumedamat värvi ja ega seda lihtne ei ole nagu kätte saada. Ja tubli koer, oled tubli koer. Kaameratele see väga ei meeldi, kuna sa oled nii must. Kuidagi ei saa sind fookusesse võtta, on ju? Kurb on, aga vist me nüüd saime ilusaid pilte tehtud, natukene saime sind fookusesse
saab võib-olla mõne hea pildi sust. Üks asi, mida ma selle uue kaamera puhul tegelikult nagu kõige rohkem võib-olla hindan, mitte ei ole see fokusseerimine, et kas ta suudab mu koera nii-öelda siukses hallis sombuses ilmas nii-öelda fokusseerida, vaid tegelikult on dünaamiline ulatus. Ja see tähendab seda, et kui minu koer on nagu musta värvi, siis see nagu struktuur tast välja tuua või selline, kus nüüd öelda, kus ta käpp on, kus ta keha on, nagu nina või see, et ta ei oleks nagu üks sükene must nagu tükk, vaid ta oleks nii-öelda näha, et ta on koer. Ja kui koer oleks mul kas või näiteks pruunigi värvi, oleks juba seda nagu tükk mood lihtsam nagu näha. Aga see musta väljatoomine on üks raskemaid asju, mida kaameral on ja ma kasutasin nagu, kõigepealt oli mul 1DX, siis Mark 2 ja kui X-i pealt Mark 2 peale läksin ja kui ma töötlesin näiteks pilte, et töötasin kõigepealt ära nii-öelda X2 pildid ja siis ma võtsin tavaliselt nii-öelda järgi X-i pildid, siis sa tundsid kohe seda dünaamilise ulatuse vahet ja sa nägid, et ei ole must, ei ole päris selline, et ta läheb juba käest ära, et sa ei saa seda nagu varja, ei saa nii kõrgele lükata kui selle X2-ga. Nüüd pidi see olema veel parandatud ja mind tõesti nagu huvitab, kas see on nagu ka samasugune hüppe edasi, kui oli see varem, et kui X2 pilte vaatasin, ütlesin, et kuule, et tegelikult ma X-iga enam pildistada ei taha. Kas mul tekib samasugune asi selle X3-ga, et jätaks selle X2 nii-öelda kõrvale või on ikkagi see, et pildist ära vaatad, et kuule, üsnagi sarnased on, et eks seda saab kodus nii-öelda vaadata piltide pealt ja testida vähekene, et eks seda nii-öelda näib nii-öelda, mis sealt tuleb ka lõpuks siis. Üks sükene väikene profi nõuanne veel, et vaata, paljud pildistavad sellega, et tõstavad fookuspunkti kuhugile nagu nurka või ära, et kui on nagu raske nagu fokusseerida sellist musta koeragi kasvõi, siis panna alati see fookuspunkt keskele, sellepärast et see optiliselt niiviisi võtab see keskelt, laseb kõige rohkem nii-öelda valgust läbi ja tal on kõige parem nagu fokusseerida ja teine asi, seal koeral on ju sellised toredad valged hambad siin, et neid isegi ta võib-olla see kaamera näeb ja suudab fokusseeridagi isegi neid. On ju nii? Jah. X3 on nagu selles suhtes huvitav kaamera, et mulle öeldi, et seal on täiesti uus nii-öelda see fokusseerimissüsteem ja mis mind kõige rohkem huvitama paneb, ongi see, kuidas ta nii-öelda seda koera mul fokusseeris ja teine asi, kuidas ta spordis hakkama saab, et peale lõunat ma lähen linna, lähen selle spordihalli, Kalev Lilleorg tuleb ka minuga sinna kaasa, ta võtab kaasa mõningaid selliseid objektiivi, mida mul ei ole ja me proovime erinevaid optikaid, erinevaid asju, kuidas ta seal nii-öelda sisehallis hakkama saab. Seal on nagu, sisehallis on kaks sellist olulist asja. On see valgus, mis seal on, kuidas ta sellega nii-öelda hakkama saab. Ja teine asi, kuidas see fokusseerimisprogramm suudabki nii-öelda pead eristada, et see, et live view'sse minna ja nii-öelda pea peale fokusseerida või siis nii-öelda silma fookuses hoida, see ei ole mureks enam tänapäeval. Aga kuidas see nii-öelda läbi optilise nii-öelda selle pildi otsi nii-öelda hakkama saab, see on huvitav asi.